Valeu, bem. Obrigado. Iraani režiim taandub hirmunult pärast seda, kui ta tegi katastroofilise rünnaku Saudi Araabias. Iraan suunas taas oma raketid piirkonda, kus asuvad Ameerika väed ja püüdis seda tegu esitada jõulise vastusena. Kuid 2026. aasta 18. juuli varahommik lõppes ilma kinnitatud sõjalise tulemuseta. Ameerika Ühendriikide ametnik teatas, et Iraani ballistiline rakett lasti välja Ameerika baasi pihta Saudi Araabia territooriumil. Veidi enne seda oli Saudi Araabia tsiviilkaitse andnud välja ohuteated Al-Qarshi ja Jambu kohta. Hiljem teatasid võimud, et oht on möödas, avaldamata teavet mõju, ohvrite või hävingu kohta. Al-Qarhis asub Prints Sultani õhuväebaas, mis on oluline rajatis lennukite, seire, õhutõrje ja Ameerika Ühendriikide operatsioonide toetamiseks piirkonnas. Iraani režiim on püüdnud selle partnerluse sümbolit tabada, kuid on oma vaikimise lõksu jäänud ega ole näidanud mingit muutust Ameerika rünnakutes. Siiani ei ole ei Saudi Araabia kaitseministeerium ega Ameerika Ühendriikide keskväe juhatus avaldanud üksikasju võimalike kahjude kohta. Just Seal muutubki rünnak katastroofiliseks. Teheran avas veel ühe rinde, viis sõja Saudi Araabiasse ja andis Riyadile veelgi suurema põhjuse tugevdada oma kaitset koos Ameerika Ühendriikidega. Räägi, siin on kiirrong. Rünnak toimus pärast 7. järjestikust ööd, mil ameeriklased ründasid Iraani sõjalisi rajatisi. Ameerika Ühendriikide keskväe juhatus teatas, et nad tabasid vaatlusposte, maa-aluseid relvaladusid, logistikarajatisi ja merendusvõimekusi. Mida rohkem Teheran püüab konflikti levitada, seda enam hakkavad Pärsia lahe riigid käsitlema režiimi otsese ohuna. Saudi sihtmärk on tohutu sõjalise tähtsusega. Prints Sultani õhuväebaas asub Al-Qarshis, Riyadi lõunaosas ning seal paiknevad Ameerika väed ja lennukid, mida kasutatakse jälgimiseks, tankimiseks ja piirkondlikuks kaitseks. Selle rajatise ründamine tähendab üheaegselt nii Ameerika Ühendriikide kohaloleku kui ka Saudi Araabia suveräänsuse ründamist. Probleem Iraani jaoks seisneb selles, et teatatud rünnak ei peatanud Ameerika kampaaniat. Saudi Araabia andis häire, käivitas oma protokollid ja teatas seejärel, et oht on möödas. Ilma kinnitatud rusudeta baasis, ilma hävitatud lennukiteta ja ilma ohvrite arvuta jäi režiimile ainult ähvardus. See polnud esimene Iraani katse sama rajatise vastu. 2026. aasta märtsis vigastas rakettide ja droonidega korraldatud rünnak 12 Ameerika sõjaväelast, neist 2 raskelt, ning kahjustas tankimislennukeid Prints Sultani baasis. See juhtum tõestas, et rajatis oli haavatav ning sundis Ameerika Ühendriike ja Saudi Araabiat suurendama kaitset, hajutama lennukeid ja tõstma valmisolekut. Nüüd, kui üritatakse sama rünnakut korrata, Aitäh. See selgitab, miks igat hoiatust Al-Khazis käsitletakse kiireloomulisena ja miks kinnitatud tulemuse puudumine töötab Iraani propaganda vastu. Režiim esitas uue ähvarduse, sest ta on Iraani lõunaosas kasvava surve all. Ameerika Ühendriikide rünnakud tabasid sildu, teid, energiarajatisi, sadamaalasid ja jälgimisrajatisi Bandara baasi, Shabahari ja Hormuzi väina lähedal. Teheran kardab kaotada liikumisvabaduse rannikul ja võime jälgida tegevust Bandar Abbasi, Shabaha ja Hormuzi väina piirkonnas.
ja kontrolli revolutsioonilise kaardiväe poolt kasutatavate marsruutide üle. Selle asemel, et rünnakuid algallikas takistada, püüab režiim nõuda hinda riikidelt, kus asuvad Ameerika väed. See valik muudab naabrid sihtmärkideks ja suurendab Iraani isoleeritust. See eskalatsioon suurendab rahulolematust Pärsia lahes ja vähendab ruumi, et ükski piirkondlik valitsus saaks Iraani usaldusväärse partnerina käsitleda. Muster kordub. Teheran kuulutab suuri purustusi, avaldab karmid avaldused ja jätab lahtiseks, mida tegelikult tabati. Ameerika Ühendriigid jätkavad rünnakuid. Mereblokaad jätkub ja Ameerika väed jäävad piirkonda laiali. Avalikud jälgimisandmed näitasid, et 6 Ameerika Ühendriikide õhujõudude tankerlennukit olid Pärsia lahe piirkonnas, tegutsedes Saudi Araabia idaosas. Praeguseks ei ole nende missioonide kõiki eesmärke ametlikult avalikustatud, kuid see kombinatsioon näitab teatud struktuuri, et toetada hävituslennukeid pikemaks ajaks, jälgida raketistarte ja koordineerida võimalikku vastust. Tankerlennukid võimaldavad teistel õhusõidukitel jääda õhku ilma, et nad peaksid kohe baasidesse tankima naasma. See näitab, et Saudi Araabia tugevdab järelevalvet ja reageerimisvõimet just siis, kui Iraani režiim püüab muuta ebakindla tulemusega raketistardi jõudemonstratsiooniks. Muuta ebakindla tulemusega raketistardi jõudemonstratsiooniks. See samm toob samuti esile riski, mida Teheran ei saa eirata. Saudi Araabial on vastastikuse kaitseleping Pakistaniga, mis allkirjastati 17. septembril 2025. Dokument sätestab selle tingimused. 1-2 riigist ründamist käsitletakse agressioonina mõlema vastu. Avaldatud tekst räägib laiapõhjalisest koostööst, mis hõlmab kõiki sõjalisi vahendeid. Tuumakaitse võimalust hakati arutama, kuna Pakistanil on tuumarelvad. Ja tema kaitseminister teatas pärast allkirjastamist, et see võimekus võiks olla Saudi Araabia käsutuses. Iraan ei tea, kui kaugel oleks Islamabad valmis minema, kui korduvad rünnakud seaksid Saudi Araabia linnad, baasid või rajatised äärmuslikku ohtu. See pakt ei ole enam teoreetiline. Pakistan hoiab sõjaväelasi ja lennukeid Saudi Araabias ning on hakanud tundma kasvavat survet pärast seda, kui Houfid taas alustasid rünnakuid Saudi Araabia territooriumi vastu. Pakistani võimud on öelnud, et igasugust agressiooni kuningriigi vastu käsitletakse ka agressioonina Pakistani vastu. Islamabad püüab endiselt säilitada oma diplomaatilist rolli ja vältida otsest sõtta sekkumist, kuid on teinud selgeks, et vastab Riadi palvele, kui sõjalist abi alliansi tingimustes küsitakse. Houtide rünnakud Aba lennujaama vastu olid juba katkestanud aastate pikkuse suhtelise rahu Saudi Araabia piiril. Raketid tõrjuti ja kinnitatud ohvreid ei olnud, kuid rünnak näitas, kuidas Iraaniga seotud rühmitused võivad proovida Riadile survet avaldada nii, et Teheran ei peaks üksi kogu eskalatsiooni hinda maksma. Nüüd, kui on teatatud Iraani raketi tulistamisest Ameerika baasi pihta Saudi Araabias, on piir kaudsete rünnakute ja otsese vastasseisu vahel veelgi väiksemaks muutunud. Pakistani sekkumine muudaks kriisi ulatust täielikult. Islamabadil on üks maailma suurimaid alalisi armeesid, valmisolekus õhuvägi ja tuumavõimekus. See asetaks Iraani režiimi vastamisi liiduga, kuhu kuuluvad Ameerika Ühendriigid, Saudi Araabia ja Pakistan, lisaks teistele Pärsia lahe riikidele, kes juba tugevdavad oma kaitset. Teheran avas selle võimaluse, saates oma raketid Saudi Araabia territooriumile, ilma et oleks saavutanud sõjalist edu, mis oleks olnud loodud riskiga proportsionaalne. Režiim püüdis hirmutada Riadi, kuid põhjustas kohese õhuvastuse, lähendas veelgi Saudi araablasi ja ameeriklasi ning tõi Pakistani kokkuleppe sõja keskmesse. Pakistan kinnitas oma kohustust Riadi ees. Iraani režiim piirdus avaldustega pärast seda, kui oli loonud ohu, mis võib sõtta kutsuda veel ühe suure armee.
Suur tänu, et vaatasite seda videot lõpuni. Toetange meie projekti ja aidake rahaliselt, kasutades ekraanil kuvatavat Pix-võtmet. Oleme sõltumatu kanal, mille eesmärk on hoida teid tõega kursis. Teie panus aitab meil jätkata tegutsemist.